Mis teeb ülikooli ilusaks? Ülikool on otse kui vihmavari, mis koondab erinevaid valdkondi. Minu arust usk ja teadus ajavad ühte asja. Nad mõlemad otsivad tõde. Aga nad otsivad seda erinevates kohtades. Usk otsib tõde Jumala, looja juures ja teadus otsib seda loodu juures. Meil on üks ühine vaenlane, selle nimi on kell. Aga mida ma tahan, et te läheksite kahes teadmises. Tagasi puu otsa, see on voorus ja ülikool, see on ilus. Aitäh! Milline amet sul kõige rohkem on meeldinud? Mul on lihtsam vastata küsimusele, milline tegevus mul on kõige rohkem meeldinud. See on loengu pidamine ja koolitamine. Olen 30 aastat lugenud religioonipsühholoogiat, ma olen igast PowerPointist loobunud, saastast lahti saanud. Aga audikas selle kriidiklõbinaga sa kuuled seda nõela kukkumist. Vaat sellepärast, et ma räägin nende inimestega. Aga seda õpetas mulle too tädi Kreekamaal. Läbipõlemise, ületöötamise esimesi üks sümptomeid on huumorisoone umbeminek. Tähendab, ma tahan edasi panna. See kõlab hästi paradoksaalselt. Tegelikult ma lõpetan töötamise selleks, et hakata nüüd tõeliselt tööle. Ja vaat siin ma võin kadedusega öelda. See sotsiaalse nuhtluse erivorm, nõupidamised, kus suur osa siin viibijatest veedab arvestatava osa oma ärkveloleku ajast. Ma olen vaba, aga ühelgi nõupidamisel käib. Kas mingisugune teine sõna ka kõldaks kalamehe asemel? Et ma ei kujuta ette näiteks, mõni kalamees, eks ole, võib-olla osa inimkonnast tunneb ennast solvununa. Vaat solvumisega on nii, et 9 juhul 10 on see solvuja enda probleem. Aga millal siis inimene naudib pensionipõlve, kui mitte pensioni eas? Koguja ütleb ka, igale asjale on oma aeg. Elu on keerulisem kui mis tahes õpetus elust ja need, kes väidavad, et kõike teavad, kas valetavad või ei tea midagi. Tartu Ülikool kinkis Lehtsaarele kella parimate kavatsustega, see on hea kell. Ja üleandmise hetkel oli kell seisma jäänud. Ja see, ärge öelda midagi. Tõlgendage, kuidas tahate. Vaata, hea kunsti tunnus on see, et see annab mitmeid võimalusi tõlgenduseks. Et mis te võtta